Oleme siis 5. päeva õhtuks leidnud omale ööbimiskoha. Tulime Sakaponest ära, mingisugune 11 või 20 kiltsa, tegelikult umbes 18 kiltsa. Tulime ülespoole mäkke, kus temperatuur on natukene mõnusam, 20, umbes 21, 22, ei ole lämmatavalt palav 30 ja siis, mis selle koha nimi on? Ei mäleta. Kaila vaatab järgi. Ühesõnaga kõik on ilus tore, siin on söögikoht. Nagu nägite, siin on majutushoone, natuke halb. Nii, vabandust, näpp tuli ette. Nii väike ala ongi kämpa jaoks, seal on mingi matkaja. Aga no vaade, mida siit vaadata, avaneb, kohe avaneb. Vaata, mis selle koha nimi on. Mis asi? Bukovina Tatrašanka. Bukovina Tatrašanka. On koha nimi. Kus on koha nimi? Ja siis on vaade Tatra mägedele siis. Seal saab tatart olega. Või siis mitte. Igatahes vaade on ilus. Internetiga on siin raskusi. Võiks öelda põhimõtteliselt, et seda interneedust polegi. Aga nii siin ollakse, tehakse ja pidas paika, et tuleb tulla natukene kõrgemal, et temperatuur läheks normaalseks. Seal allpool oli ikka liig. Ja siis otsime siin õhtuks endale söögi kohta, et tuleme oma pulma aastapäeva siia tähistama, siis istume kas siin õues. Siin on oma restoran või siis maja taga, kus saab samamoodi vaadet nautida. Aga noh, kaua sa seda vaadet ikka naudid? Vaatad ära ja siis tegeled omi asjadega. Eks poisil on kindlasti oma arvamus, mis sellest meie restorani tulekust saama hakkab. Aga põhimõtteliselt oleme siis siin. Eks ole kaunis. Vaatame, mis veel tuleb. Siis maja taga on siin suur lava. Sille läheb lava ette juba tantsu tegema. Selline väike siseõu ja selline majakene. See on siis restorani maja. Tõenäoliselt ka toitsustusmaja. Sööjaid on siin palju, tegelikult autosid sõidab päris palju ja enamus näed ära on mingisugused matkajad, kes jalgsi, kes rattaga, kes motikaga, kes autoga, igasuguseid on. Ja siis majutusmaja on seal taga veel. Meie väike hunnikene, kärukene. Nii, duširuumid on siin siuksed. No, siuke, ja, ütleme nii, läheks pigem vist oma autos duši alla. Aga Sille käis ära, tema pole teda midagi. Ja tulime siis otsima oma pulma aastapäevaks sobivat kohta nurgakest, kuhu saame maha istuda. Tulime siia kohalikku restorani. Siin on kohad, siin on kohad. Vaade on selline, nagu oleks pilt seina peal. Aga ei. Siit ongi selline vaade. Vaat siuke, värgid, särgid. Ja siis vaatame, kus me saame õues istuda või ei saa, või on kõik kohad juba täis. Mis sa arvad, istume siia või? Ja Kaila läks meil siis tellima letist meie poikaga siin. Vaatame natukene ringi veel, sest ega see istumine ei ole siin meie jaoks. Jaa, aine. Vot nii. Ja siis läheme juba edasi. Ei lähe edasi. Lauda istuma hakkame sööma.
Ja tere hommikust, täna on siis laupäev, 6. september, mis on ühtlasi ka meie reisi 6. päev. Öö oli meil ilus, rahulik, saime magada väga pikalt, läksime vara magama, ärkasime omal tavalisel ajal, Eesti aja järgi siis 7-8 vahel, pigem 7 täna jah. Mõtlesime, plaan oli hommikul minna siis, mis selle koha nimi oli? Sky Tower, kus siis, või Walker, kus saaks vaadata siis Tatra mägedel 360 kraadi põhimõtteliselt. Selline platvorm on tehtud või siuke rauast kolakas. Aga hetkel veel ei ole see 5 kilomeetri kaugusel siin. Hetkel pole mõtet sinna veel minna, sest vaadake. Eile olid mäed, aga täna ei ole. Kõik. Nii palju ongi nähtavus igal pool. Nii et jääb oodata ainult ilma paranemist. Eile õhtul või eile päeval tuli ka sõnum mulle, mis on enemgi tulnud, et ilma hoiatus tormi eest lubas rahet ja haikest ja kõike. Õnneks tuli ainult paar sabinat vihmöö jooksul, mitte midagi. Kas me siis liikusime õnneks sellest piirkonnast ära, kus see hoiatus tuli. Igatahes meie seda ei saanud. Aga vaatame, mis päev meil toob, kas saame minna sinna vaatama, võib-olla tuleme siia ööseks tagasi. Mida võib siin julgelt kiita, on söögikoht. Küll siuke suhteliselt lihtsad, hästi kiiresti tulevad köögist välja tõenäoliselt siis ette valmistatud korralikult, aga üsna maitsvad ja üsna soodsad. Võtsime eile siis oma tähtpäeva puhul 2 snäkki, mingisugused soe kitsejuust mingi moosiga, särgid, juba maitsev oli jälle kõrvale ja siis võttis Sille, mis asi sul oli? Ei, snäkk. Mingid pannikoogilaadset, aga ei saanudki aru, mis nad täpselt on. Igatahes ja siis võtsime kumbki omale prae. Sille võttis siin auhinnatud mingisuguse seakaelakarbanaadi seenekastmega ja mina võtsin oma tüüpilise kana ananassi juustuga ja oli mega hea ja õlle kõrvale, Sillel mingi limps kõrvale ja arve oli täpselt 30 €. Nii et päris soodne, võiks öelda. Käes on peaaegu keskpäev ja otsustasime ikkagi sõitma hakata Slovakkia poolele. Üleval jäi juba natuke jahedaks, 14-13 kraadi. Ja nüüd põrutame siit mägedest kord alla, siis üles, kord alla, kord üles ja siis varsti peaks olema tõenäoliselt Slovakkia piir. Ja oleme siis Slovakkiast piirist kusagil 5 kilomeetri kaugusel ainult, kui tegime esimese peatuse, nüüd oleme siin suusakuurortis, mingisuguses esimeses. Igas suunas, kus põhimõtteliselt vaatad, on suusatõstukid. Vot siuke värk siin. Mõtlesime, lähme pulli pärast piilume, sest 15 kilomeetrit või natuke rohkem juba sõidetud. Poik hakkas juba. Ega ta meil on püsimatuks muutunud ja nüüd lähme vaatame, mis siin müüakse, mis siin tehakse ja siis paneme aga edasi. Aga kõik need siinpool pidi ka olema Slovakkias siuke torni moodi asi, kus saab ilusaid vaateid, aga lihtsalt kaugel ei näe, nagu näete, kõik on pilves. Ja kui arvata võis, et ainult Eestis on selline kliima, et kord on liiga palav, siis on liiga külm, siis on vihmane ja kõik nõnda edasi, siis ega siin parem ei ole. Oli liiga palav ja nüüd on juba liiga jahe. Nagu näete, mõni on talvejope selga pannud nii endale kui lapsele. Vot, nii. Läheme seda tõstukit uudistama. Tross-tõstukid siin on toredad asjad, eriti kui kuuled, kuidas seal Lissabonis või kus kohas oli see mitte kondel, aga see trossi küljes, mis asi? Köisraudteel oli tross katki läinud ja päris palju inimesi sai surma, nii et kõik asjad on ikka siin elus ohtlikud. Vot selline
mäestik siis siin. Ja kui keegi küsib, mis selle koha nimi on, siis näete, siia on kirjutatud. Me ei hakka hääldama, lugege ise, aga siuke koht siis. Nüüd läheme ostame siit juba võib-olla mingid näinikest omale kaasa, siuke ilus puidust pink siia tehtud. Ja kes siis tahab, siit saab siis suusatada tõenäoliselt ühtepidi ja teistpidi alla norg. Ja siis läheb sinna rada. Oskar oma esimesel suusakuurordi reisil. Kas lähed mägedesse suusatama? Või ei lähe? Või teeme kelgutamist? Kuidas me teeme, kui lund pole ju? On ju, rumal. Nii, oleme nüüd sellises linnas nagu Poprad. Siin Slovakkias siis. Parkisime auto ära, tegime väikse uinaku pojaga. Saime juba väikese äikese või vihma. Müristas siin hoolega. Loodame auto siia jätta. Siin lähedal on siuke suur parkla ja siin on suur ujula ja hotell. Aqua City on selle koha nimi. Lähme vaatame, mis siin ujulas võimalik on. Siin on jalgastaadion. Kohe selle võsatasa taga. Seda on kuulda hoolega autost, et mehed mängivad jalgpalli. On ju? Jah. Nii, et ühesõnaga lähme vaatame, kas saame ujuma või ei saa. Läheme siis siit sisse. Vaatame, kas midagi huvitavat ka on või ei ole. Käisime siis uurimas, palju see basseini või selle keskuse külastus maksab ja see ei ole üldse odav lõbu. Ainult basseinid maksavad 29 € nagu ja kui tahad saunadesse juurde, siis on pluss 15 ehk kokkuvõttes 44 € ühe 3 tunnise külastuse eest. Või see oli terve päeva hind või? See on 3 tunni hind. Palju terve päev oli? Ehk ikka päris nagu jõhker ju. Minu meelest vähemalt. Me ei hakanud seda raiskama. Poiss nagu nii seal kaua ei saa olla. Oleme 20 minutit või 30 minutit ja minema. Et see ei ole kindlasti see koht, kuhu peaks taga minema. Ja jalutasime siis siia Popradi vanalinna. Ma loodan, et mõtlesin õigesti. Vaat sealt kaugelt paistab jalgastaadion. Sealt tulime. Mingi paar kiltsa pidi siia olema. Siin siis on kirik. Võt, paistab. Ja siis süke tagasihoidlik vanalinn tundub olevat, et vaatame, mis siin üldse vaadata on või ei ole. Nii, siit nurga pealt ka natukene. Poika on meil natukene jonnakas, aga elab üle. Ei viitsida autos istuda, ei viitsida sõita, ei viitsida jalutada. Vist on praegu mingi siuke uus periood tal. On nii poiss või? On uus periood või? Aga õnneks on ta rõõmus ka samal ajal. Need tujud muutuvad nagu naksti. Ja vot, näete, seal on veel üks restoran, 2 inimest joovad õltsi seal ja avatud selle peal terrassil, et ei saa öelda, et siin midagi toimuks, aga üldiselt on see linn ikkagi võrdlemisi vaikne. Siin siis mingisugune kuju kiriku kõrval veel. Vaatame kohe. Nii, see kuju. Siin siis see kirik. Nii, linnake. Näete, kui vaikne on. Üksikud inimesed jalutavad, laupäev. Vot nii. Ja koha nimi peaks siis olema midagi siukest nagu Spiška Sobota.
ja tere hommikust. Käes on meil pühapäeva hommik, 7. päev. Oleme kusagil järve äärest Strõške Pleeso juures. Aga siin on igal pool on tasuline parkimine ja meil tegelikult pole väga plaani kuhugi parkida. No, otsustasime siia vist mitte jääda. Kõik lähevad jubedalt siin matkarajal, aga väljas on siuke udu, et mitte midagi ei ole näha. Mida nad või kuhu nad lähevad? Aru ei saa. Midagi ju näha ei ole. Et siin on rahvast uskumatult palju. Poleks elus uskunud, et siin nii palju. Kõik parklad on praktiliselt puupüsti täis autosid. Aga kõigil on, mitte kõigil, aga paljudel on kepid käes ja matkavärk. Et siin oli ka see torni moodi värk, kuhu saab minna Tatraid vaatama, aga no mida sa neid mägesid praegu vaatad, sa näed ju ainult udu igalt poolt. Et kas siis on pointi minna? Lahkume siis Tatratest ja suundume AI poolt soovitatud linna nimega Banska Bystrica. Vot nii. Saame näha, jälle tõid näpud ette. Saame näha, mis seal näha on siis või ei ole. Aga siin mägedes meie ei näe midagi udu tõttu ja seetõttu pole mõtet siin pikalt aega veeta. Pigem läheme allapoole. Jahe on ka 10 kraadi on ainult sooja. Et siis läheme allapoole, kus oleks ikkagi meeldivalt soe ja äkki leiame mingisuguse toreda koha, kus natuke ringi hängida. Ja oleme teel oma täna põhisihtkohta kuhugi linnakesse, mille nime ma enam ei mäleta, aga tee peal jälle jõudsime ühte Suursa kuurorti, mis tundub tšüke ilus nunnu ja me pole väga Suursa kuurortites käinud, pole kunagi suusatamas käinud, nii et siis väike vaade, restoranid, mäeotsas on seal suured hotellid, siis siin on hotellid, söögikohad. Mis selle koha nimi oli? Donovalli on selle siis kuurorti või midagi taolist nimi. Natukene jalutame, natukene vaatame, mis siit paistab ja siis kohe suundume edasi, ega siin pikka peatust ei plaani. Poiss lasi meil ilusti vahepeal sõita, tegi ilusa une, kuni tulid teetööd, istusime kinni seal. Ja siis selle peale muidugi poiss lõpuks ärkas ja ütles, et nii ei saa. Ja sealt siis taevast tulevad alla ka või lendavad need mingisugused tüübikesed. Vot niimoodi. Aga ilus koht, eks ole ju. Vähemalt meile tundub nii. Vot see tundub nagu siuke kõige ehedam suusa kuurordi moodi värk, mida ma olen oma elus ette kujutanud, ilma et ma oleks kusagil käinud. Muidu on alati kõik need asjad ja hooned nii laiali, et tahad kuhugi sööma minna, jaluta ei tea kuhu, tahad kuhugi mäe otsa minna, mitu kilomeetrit. No, siin tundub vähemalt üks kant olevat kõik majutus, söögikohad ja mäed ka mitte kaugel. Reklaamivad ennast siin ikka nende karudega, kes suusatades taga ajavad sind vist. Väike poekene. Sile valimas omale. No see on Nikola. Nii nagu see Propaat ka oli ikkagi pigem kole koht. Käisime siis suveniiri poes ja ostsime 2 väga erilise
kujundusega õlut. Vaatame, kas saan pildi peale ühe käega, no midagi sellist. Tulime siis siia kuurortis vähe sügavamale, vaatamas neid maju, mida siin pakutakse majutuseks ja mis siin restoranid on ja ma ei tea, kas siin on mõni võib-olla müüa ka või mitte, aga tundub, et siin köetakse veel puiduga. Või miks muidu sinna nii palju puitu kokku on veetud? Sille täpsustas siis kõrgusi sellel kohal, et 960 kuni 1440 on selle kõrgus. Praegu asume täpselt 960 peal, ehk me oleme põhjas. Ja nüüd saab ainult siit kõrgemale minna. Eks see maksimumkõrgus ikka on siin vist tõenäoliselt nende suusamägede tipud, sest siin ei ole väga kõrgeid tippe, tegelikult suht lauged tunduvad. Oleme siin suhteliselt kesklinnas, vanalinnas, alguses parkisime auto üldse kuhugi tühjale vana maha jäetud platsile, aga mis oli 2 kilomeetrit kauge, aga see tundus nii creepy, et tulime ära. Ausalt öeldes see linn on jube tühi igas mõttes, ei inimesi, ei autosi, suht üksikud, liigelda matkakaga suht hea. Nüüd lähme natukene piilume, panime matkaauto nii palju, kui veel oli võimalik villu. Inverteri panin tööle, et saaks interneti järgi panna ja nüüd ma näen läbi telefoni, palju siis autos temperatuur on. Ülemine esimene luuk ja tagumine luuk on lahti tehtud, et koertel õhk liiguks. Praegu näitab 25, loodame, et see väga hulluks seal ei lähe. Proovime teha kiire jalutuskäigu siin ära ja siis tõenäoliselt suundume veel kuhugi täna edasi, sest kell suht vähe, me oleme suht usinad tänasel päeval olnud, jõudnud selle lühikese ajaga juba päris kaugele. Vabadussõja muuseum või midagi taolist. Nii, seal on mingid tangid tagapool. Siin on kohalikud kudrutajad ja siis siuke hoone. Nii, lähme lähemale natukene, saame parema mulje. Nii. Ja siis on terve hunnik inimesi siia mälestusmärgi alla niimoodi kinni seotult pandud. Igavene tuli põleb seal. Memoriaal. Ühesõnaga selline mälestus. Inimesed käivad, toovad pärgi, langetavad pea ja lähevad edasi oma eluga. Mis siin valida on? Siin on kujutatud inimestel siis kuuliaugud päeva maha lastud. Ma arvan. Sa ei arva nii või? Miks on muidu siia niimoodi laipadena üksteise otsa on pandud? Päris hull on see sõjavärk ikka ausalt öeldes. Vaat selline. Ja peal on Robert Fico pandud siia. Peeter, tõenäoliselt suured poliitikud on siia toonud. Tulime siis õue vaatama sõjatehnikat ja siia on kaevik kujutatud, sille teeb pilti, joonistab maha meile plaani, millise peame tegema. Vot selliste õuduste ja jamadega peab tänapäeval samamoodi tegelema, kui on peletised suurriikide otsas. Jõudsime siis keskväljakule, vana linna, nii-öelda meie Raekoja platsi. Tundub nii rahvas suht hõredalt endiselt, aga siin peaks see kogu elu olema siis, mida me ja ilu, mida vaadata siis, mida me tulime siia linna vaatama. Et läheme nüüd vaatame purskkaevu natukene lähemalt, äkki pritsime natukene vett ka näkku, et tegelikult on täpselt nii, et päikse käes on palav,
ja õhtuti on natuke jahe, aga okei, see väike jahedus ei tee midagi, peaasi, et liiga palav ja see jubedalt häirib. Praegu on autos, vaatasin vahepeal temperatuur tõusnud 27 peale, eks 30 pealt tuleb tagasi minna, siis see on siuke tore, armas vanalinn, võib nii öelda. Nagu näete, enamus istekohad on igal pool tühjad, kell on muidugi vähe ka, kohalik aeg on alles kell 1 päeval. Nii et, aga viludas inimesed muidugi istuvad, nii et järelikult päike määrab ära. Moodne kirik, restoran ka tehtud ja õllejoomine kirikuhoones. Ja saime siia kirikuhoovi ka. Väiksed kohvikud, kirik ise. Lähme piilume, kas saame sealt ukse vahelt sisse ka piiluda või mitte. Uks on kinni. Kirikusse me ei pääsenud, uks oli lukus. Seal ei tohtinud ka filmida. Seega läheme nüüd vaikselt auto poole tagasi, sest temperatuur on juba vaikselt tõusmas, et koertele liiga palavaks ei läheks asi. Käes on 7. päeva õhtu. Oleme siin samas linna lähistel, kus me päeva veetsime, Banska Bystrica või midagi sellist. Võtsime aja maha natukene, linnas jäime sinna keskväljakule lõunatama ja lõunauinakut tegema ja nõnda edasi, sest me ei jõudnud otsusele kuhu poole sõitma hakata. Kas minna Budapesti või mitte minna Budapesti. Budapestis on meie jaoks natukene liiga kuum, 28-30 kraadi, koertega päris raske, seal ei ole häid kämpingalasi ka linnas sees, kuhu minna, et olla vooluvõrgus ja konti tööl hoida ja seetõttu natuke kõhkleme, kahtleme, kas minna. Peab natuke rohkem luuret tegema. Aga tulime siis natukene kõrgemale selle eesmärgiga, et oleks natukenegi jahedam. Praegu oli meil 29 kraadi ja nüüd me ei pidanud tulema üldse mitte kõrgele. Tahtsime natuke privaatsemat kohta kusagil ja oleme kõik need reisid tahtnud kusagil mäe otsas olla natukene, et vaadata tuledes linna õhtul, kui istud siin autos või auto juures. Oleme ka täiesti privaatselt niimoodi, et siin platsi peal põhimõtteliselt ei ole midagi, kedagi, ainult meie. Ja seetõttu panime ennast siia suhteliselt niimoodi suvalt maha, sest selle koha pealt avaneb selline ilus vaade linnale. Eriti ilus kindlasti õhtul, kui linn on tuledes. Ja siin siis mäevaated veel. Vot selline paigake meil, privaatne nurgake täna õhtul. Vaatame, mis siis saama hakkab. Esialgne plaan on asjad natuke lahti pakkida ja siis õhtul tööd teha selle nimel, et selgeks saada, kuhu minna, kuhu mitte. Sest ausalt öeldes oleme natukene pettunud selles, et siin Slovakkias ja niimoodi ei ole häid kämpingalasid, ei tundu olevat selliseid suuremaid, kus on rohkem võimalusi. Kõik on sellised põllapealsed kämpingplatsid tehtud, et heal juhul saad küll voolu sinna, aga nagu ei mitte midagi erilist, tahaks midagi ägedamat natukene. Vaatame, kas leiame sellised või kuhu suunda tuleb sõita selle jaoks. Nii leidsime siit ühe vana selle suusatõstuki, mäesuusatõstuki jäänused vist, mis siit vanasti tõi niimoodi ülesse ja siis said siit alla suusatada tõenäoliselt. Sest niidetud see ilusti on, siuke mingi laskumine siia läheb, aga enam tundub, et seda ei kasutata. Nüüd saame ka öelda siis, et oleme käinud looduses, on ju. Siin ümberringi mäed,
tramed. Võib-olla oleme viimast päeva nendega. Ja siis paneme kodu poole või Ungari poole või Kadanski poole või veel kuhugi mujale, vaatame. Tulime siis laskumist Nõlva vaatama täpsemalt, mis siin kunagi olnud on. Siin Nõlval on täitsa vana valgustus veel alles, siis vanad postid, kust kaudu trossid üles sõitsid ja tegelikult siit alla läheb ikkagi päris järsk selline rada alla. Kõik need postid on korralikult rooste all. Kes teab, kas on see 10, 20, 30 aastat tagasi, millal viimati siin laskumine toimus. Ja siit siis ilus vaade. Ja see on siis meie täna õhtuse ööbimiskoha vaade. Päris nunnu mäe otsast niimoodi tuledes linnale vaadata, eks ole. Meie majakene jääb siis siia. Niimoodi. Ja vaade avaneb siit selline. Ja veel üks tähelepanek, et hullult palju kohalikke käib siin autodega seda vaadet vaatamas või need turistid, ma ei tea, aga enamus on ikkagi kohaliku numbrimärgiga. Nii et autode pool on siia päris suur. Inimesed istuvad siin endisel sellel suusamäenõlval ja vaatavad ilusat vaadet. Tere hommikust! Käes on esmaspäev, 8. september. Oleme täpselt nädal aega nüüd siis teel olnud, jõudnud oma otsaga Ungari poole. Oleme siin Slovakkia-Ungari piiri ületamas. Siia tuleb üsna kehva tee. See tundus isegi uskumatu, et see E77 võib nii kehvas seisus olla. Ja siis, et tulime nüüd mööda sükest tööstuspiirkonda ja põllumajanduspiirkonda rohkem. Just oli üks naftatöötlustehas. Kohe peaks tulema piir ja siis vaatame edasi. Üks hull siin praegu tahtis meile sisse tulla, aga vaatame. Nii. Mis ma veel tahtsin öelda, et lahkusime siis oma sellest mega ilusa vaatega kohast mäe otsas, kus oli väga-väga rahulik öö meil. Keegi ei käinud seal segamas, õhtul käis rabast väga palju. Öösel mitte kedagi, oli väga tore ööbimine. Kui seal linnas oleks rohkem midagi teha, siis oleks ausalt öeldes võinud sinna kauemaks jääda. Aga kuna see oli siuke nii ja naa linnake, et paneme siis täna Budapesti, valisime omale 2 kämpaplatsi välja, vaatame kumba me seal saame. Need on Budapesti kesklinnale siis või südalinnale kõige lähemad. Ega seal väga palju rohkem valida ei ole, eks nad on kallid ka, aga no kuna me ei ole siiamaani praktiliselt kämpas olnud, siis võib ju seda korraks lubada, et mõned päevad võtta aeg maha, käia Budapestis ringi ja siis hakata sealt juba vaikselt kodu poole sõitma tagasi. Süke 5 päeva võiks arvestada võib-olla ka kodusõidu peale, kui minna väga rahulikus tempos. Väljume vist siis Slovakkiast. Tundub nii. Tee on veel hullem kui ennem. Et riigid, kus on teemaksud, on teed üsna halvas olukorras. Ju siis ei lähe ka see raha ikkagi õigesse kohta. Kes hakkavad teemaksu sinust, meil peaks olema ilusti makstud. Eile õhtul ostsin netist ära, AI aitas mind kohe õigele lehele. Ja sai nagu naksti. See on küll tänapäeval hea moodus, et ostad neti teel ennem ära. Nii, ja olemegi Ungaris. Ei olnud keegi meid kontrollimas.